Tere, head sõbrad! Soovin teile 2022. aastaks palju tervist, palju jõudu, jaksu, palju rõõmu ja põnevaid elamusi. Minu nimi on Liina. Mina olen hoolekandeteenustest juhatuse esimees ja minu ülesanne on vaadata ja tagada seda, et kõik, mis meil on, oleks hästi korras. Et meie majad oleks hästi korras, et meie juures elavad inimesed oleksid hästi söönud, et neil oleks olemas ravimid, riided, soe tuba ja toredad ja sõbralikud töötajad. See on minu töö, see on minu igapäevane töö. Meie ettevõtte nimi on Hoolekandeteenused ja hoolekandeteenustel on sellel aastal ka päris palju ja põnevaid plaane. Nagu te teate, siis siiamaani me oleme ehitanud ka päris palju uusi ja toredaid maju. Sellel aastal me oleme ehitamas ka jälle 8 uut kodu meie elanikele, kus te saaksite elada ilusates, uutes, kaasaegsetes ja perelaadsetes korterites. Need on kõik meie plaanid, mida me teeme. Ja nagu te teate, see, et kõik plaanid realiseeruksid või plaanid saaksid täide, tuleb nende plaanidega hakata tegelema kohe algusest peale. Ja selleks, et plaan saaks teoks, peaks olema plaanil enne mitmed väikesed sammud, et selle suure plaanini jõuda. Et kui ma näiteks räägin sellest, et kuidas jõuda ühe maja ehitamiseni, siis me teeme sellele kindlasti tegevusplaani. Esimeseks plaani sammuks me peame otsima koha, kuhu ehitada. Teiseks sammuks me peame otsima ehitaja. Me peame otsima kolmandaks sammuks sinna sisse voodid ja kapid ja lõpuks me peame ühe sammuna otsima ka palju töötajaid, kes meie elanikega koos elaksid ja töötaksid. Ja niimoodi on plaanid, nagu meie ettevõttel on ehitusplaanid, niimoodi on plaanid ka meil kõigil endal. Näiteks minul on sellel aastal selline plaan, et ma tahan õppida tegema rabarbarimahla. Siiamaani ma olen kogu aeg kogunud neid rabarbereid kokku ja söönud ja visanud ära ja vahest teinud ka rabarbarikooki, aga sellel aastal on mul kindel plaan, et ma ei lase neid raisku, vaid ma teen kindlasti rabarbarimahla. Ja nüüd, mis ma selleks pean tegema? Ma teen selleks plaani. Ma panen kirja, et mis need sammud on. Kõigepealt number 1, ma pean lugema, kuidas seda mahla tehakse. Number 2, ma pean ostma endale pudelid, korgid ja ma pean mõtlema, mida sinna sisse panna veel lisaks rabarberitele, näiteks suhkru. Number 3, kui rabarberid hakkavad kasvama, siis ma pean valvama, et nad saavad tugevaks, suureks ja ma saan nad potti pista. Ja number 4, siis on alles mul see koht, kus ma selle valmis mahla saan panna pudelitesse. Nii et selleks, et ma saaksin selle rabarbari pudeli lõpuks või rabarbari mahla pudelisse, selleks ma pean tegema plaani ja need plaani sammud kõik ära teostama. Ja vot niimoodi on meil kõikide asjadega siin elus, et kui me midagi tahame saavutada, siis me peame tegema plaani, sellise tegevuse plaani, kus on kirjas, et mida me täpselt teeme, mis ajaks me teeme, et näiteks ma selle sama rabarbari pudelit peaksingi ostma ära maikuuks, sellepärast et juunikuus on juba rabarbarid suured. Nii et niimoodi me teeme neid plaane eluks igal pool ja me oleme te olete kindlasti sellega kokku puutunud just seetõttu, et me oleme tegevusplaane ka teiega koos teinud, ka teie oskuste ja eesmärkide saavutamiseks. Et tegevusplaan on plaan, kus me paneme kirja, milliste sammudega, millise ajaga me kuhugile tahame jõuda. Ja kui me need sammud ilusasti ära teeme, ja vaatame, et kõik oleks hästi ja see esimene samm ka õnnestuks ja teine samm õnnestuks, siis tegelikult me jõuamegi selle lõpuni ja jõuamegi selle tulemuseni. Ükskõik siis, kas me tahame midagi osata teha või me tahame hoopis osata kellegiga paremini suhelda või me tahame mingisuguseid koristustöid või igapäevatoimetusi teha osata. Nii et eduka tegevuse aluseks on alati hästi tehtud plaan ja plaan, mis on läbi mõeldud, mitmekesi koos läbi arutatud ja läbi selle saab siis kõik need asjad ellu viia. Aitäh teile ja toredaid tegevuste plaane sellel aastal!